Alustaks sellest, et me näitame, mina näitan seda meie testkeskkonnas, mis on väga sarnane päris keskkonnale, ainult et siin me kasutame testandmeid, testkasutajaid. Nii, kõigepealt vaatame kutseandja poolt, et kuidas süsteemi seadistada enda jaoks ja nagu Anu juba mainis, et ei piisa sellest, et teil on see taotluskeskkond lubatud, vaid te peaksite ka väikese omapoolse panuse andma selleks, et kasutajad saaksid, teie taotlejad saaksid seda süsteemi kasutada. Nii, logime kõigepealt sisse. Ja ma login sisse kasutaja andjana. Ja nagu te näete, asun kohe avalehel ja mis on teie väga tuttav juba, aga ma natukene näitaks veel sellist asja, et meil siin on välja toodud paremas külgmenüüs juhendid. Kui te midagi ei leia ja kui te soovite rohkem teada, siis te võite siit vaadata juhenditest. Või kui tekib küsimusi, siis nagu Anu mainis, kontakt. Nii, mida veel siin olulist tahaks näidata? On kasutaja, sisse loginud kasutaja rollid, siis ta saab valida, mis need rollid on. Ta võib olla kutseandja esindaja, võib olla eraisik, et eraisik saab taotlusi esitada näiteks ja võib olla anonüümne kasutaja, kes ei soovi taotlusi esitada, lihtsalt vaatab. Aga kui teie olete kutseandja rollis ja teie kavatsete taotlustega tegeleda, siis ma soovitaks vaadata üle oma kasutaja alt olevaid kontakte, sellepärast, et sellele e-posti aadressile saadetakse taotlusega seotud teavitusi. Et kui teie olete see, kes hakkate nagu taotlusi menetlema, siis see e-posti aadress on väga oluline. Nii, järgmine samm, mis me peame siin tegema, peame seadistama iseteeninduskeskkonna. Selleks peab valima menüüst kutseandja andmed. Ja siin me sattume kutseandja andmete vaatesse ja esimene suur nupp taotluskeskkonna seaded. Lähme sinna sisse ja siis me näeme oma üldandmeid. Siin, nagu te näete, siin ei saa midagi muuta, kui te leiate, et siin vaja midagi parandamist, siis annate registrile teada, nemad saavad andmeid muuta. Nii, nüüd kui me räägime kutse taotlemise keskkonnast, siis kõige oluline on see plokk, kutse taotlemise ja taastandamise plokk. Kõigepealt need kaks väljad. Nagu siin juba sellest kirjeldusest on näha, need on mõeldud nende kutseandjatele, kes kutsete taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks soovivad kasutada enda oma süsteemi. Nad ei kasuta kutseregistrisüsteemi, vaid neil on oma süsteem. Siis selleks, et te saaksite seda kasutada, tuleb panna siia esimesele väljale aadressi, et kuhu te soovite suunata oma kasutajad ja siis panna oma keskkonna nimi, et kuhu soovite suunata kasutajad. Ja tuleb loomulikult salvestada. Hetkel ma ei salvesta, sellepärast, et mul on seda edasi vaja, et ilma selleta, et ma suunaks neid kasutajaid mujale. Aga mida see tähendab, kui teie sisestate siin oma keskkonna aadressi ja nime? See annab selle, et kui taotleja läheb kutse taotlema, siis taotlemiseks avatud kutse vaates tal on link kommentaariga, et taotlemine käib kutseandja keskkonnas ja ta saab sellele lingile minnes minna teie veebilehele ja siis sealt kutset taotleda.
Edasi, mis on oluline, on see valik, et kas taotlemine, taastõendamine toimub läbi arveldamise või mitte. See sõnastus arveldamine võib-olla ajab natukene segadusse, aga siin tegelikult on mõeldud see, et kas on võimalik süsteemis kasutada seda arveldamise infot sellisel kujul, et te saaksite endale ülevaadet, kas on kutse taotlemise eest arve saadetud, kas on makstud ja nii edasi. Et mis siin vahe on sellest, et kas see linnuke on lisatud, tähendab märgitud või mitte. Vahe on selles, et see linnuke, et taotlemine toimub läbi arveldamise, see tähendab seda, et ta annab võimaluse saata süsteemist arveldamiseks vajalikke andmeid, näiteks oma raamatupidajale. Siin on see e-posti aadressiväli, kuhu saab andmeid sisestada, või siis iseendale. Selle välja nimi on küll raamatupidaja e-posti aadress, aga siia võib panna kas või iseenda nagu e-posti aadress. See tähendab seda, et te saate endale saata taotluste andmed selleks, et saaks nende alusel teha arveid taotlejatele. Samuti see annab veel sellise võimaluse, et hoida süsteemis infot, nagu juba mainisin, et kas kutse eest on tasutud või mitte. Nüüd, mis juhtub siis, kui te seda linnukest siin ei kasuta, see just nimelt ei anna seda võimalust, et nagu hoida seda infot nagu sünkis, et kas on selle kutse eest on tasutud. Arveldamine käib süsteemi väliselt nagu alati, aga siin ei ole seda võimalust nagu süsteemis märkida, et selle kutse eest on tasutud. Et sellepärast me soovitame kasutada seda väikeväärtust, nagu siin juba te näete, et on see arveldamine sees. Kuidas see nagu reaalselt välja näeb, ma võin korra, ma näitan siis, kui me jõuame sinna menetluse ossa, kus me hakkame taotlusi menetlema. Et kui on arveldamine lubatud, siis on menetluse juures rohkem nuppe. Kui arveldamine ei ole lubatud, on nuppe vähem, ehk see nii-öelda taotluse menetlemise protsess veidikene nagu lühem, aga ta ei anna seda nagu nii suurt, nii head ülevaadet nagu see arveldamisega võimalus. Nii, mis veel siin olulist on? Siin, nagu te näete, on ka panga rekvisiitide osa, aga see on mõeldud nende taotluste jaoks, mis on tehtud kutsetunnistuse pealt. See tähendab seda, et kui kutsetunnistuse omanikul on juba tunnistus olemas, siis ta saab näiteks teha tagantjärele trükkimise taotluse, siis ta saab teha andmete parandamise taotluse või midagi sellist. Et need on need andmed, mida kuvada taotlejale taotluse pealt, et ta teaks, et mis arvele, mis summa peaks kandma. Nii, selles osas on kõik, nagu ma juba mainisin, kõik andmed, kui me vähegi midagi muudame, alati salvestame. Nii, salvestame ära. Ja hetkel ma jätsin endale sisse, et ma tahan arveldamisega menetlust. Teine oluline osa, mis me peame siin seadistama, on tunnistuse kättetoimetamise valikud. See on oluline nende jaoks, kes siis, kui taotlevad tunnistust paberkandjale. Selleks, et me saame neid valikuid toimetada, lähme nupust muuda vaatesse ja siin me saame sellest nimekirjast valida, mis kättetoimetamise variante me taotlejale pakume. Alati on sees, et
kutse taotleja tuleb ise tunnistuse järele kutseandja kontorisse või kuhu te soovitate ta tuleks, siis siin saab valida erinevaid veel variante. Näiteks kõige populaarsem nendest on saatmine tähitud kirjaga ja siis saame siin määrata, et kas ta on tasuta, siis ei pea midagi sisestama või panete nulli või siis saame märkida mingi konkreetset hinda. Näiteks ütlen, et see variant oleks nii palju. Näiteks kui soovin kullerteenust, lülitan ta sisse, linnutan, samamoodi panen, et mingi summa. Ja samamoodi salvestan ja need valikud kehtivad nii tunnistuse taotlustele kui ka kutsetaotlustele. Mis vahe on tunnistuse ja taotluse, tähendab kutsetaotluste vahel? Tunnistuse taotlus, nagu ma juba rääkisin, on see, et kui tunnistus on juba väljastatud, aga näiteks ei ole trükitud, siis saab esitada tagantjärele trükkimise taotlust või siis andmete parandamise taotlust. Aga kutsetaotlus või taastõendamise taotlus on see, kus kutset veel ei ole, aga seda hakatakse taotlema. Ehk siis need valikud kehtivad mõlema taotluse puhul ja salvestame muudatused ära.